Tänases saates murrame müüdi, et mehed ei nuta ja selle kõige keskel räägib meile isa, sõber, imeline abikaasa sellest, mida üldse tähendab tegelikult olla mees, kuidas ennast defineerida ja mida tähendab see, kui oled kaotanud enda ühe kõige lähedasema. Tere tulemast tagasi kuulama vaatama saadet Meistritöökojas. Karl on minu nimi ja mul on suur hea meel ja eesõigus tervitada saatesse meie tänast külalist, Paavo-Peeter Rainla. Tere! Tere, Karl! Suur rõõm, et sa oled saanud tulla. Ja natukene ma sind tean. Olen kuulnud siit ja sealt, isegi oleme kohanud varem ja sellepärast ma tahaksin tegelikult tulla selle juurde, et kes sa siuke oled ja kus sa tuled? Kes ma siuke olen? Paavo-Peeter on minu nimi. Tulen Tallinnast, 4-lapseline pere oli, ema, isa usklikud olid, vanaema oli usklik. Juba väiksena olin siukene rõõmus, ma mäletan seda, et kuidagi noorena hakkasin rääkima ja olin kuidagi rõõmus, jah. Aga see rõõmu juurde käis ka siukene ülemeelikus. Ma mäletan, et Oleviste kiriku pühapäeva kooli tunnist mind saadeti mitu korda ära, lubati ainult isaga tagasi tulla. Sest kuidagi ma ei oska öelda miks, aga mul tekkis soov, vajadus laua peal mingit kukerpalli proovida. No miks mitte? Ja, teistele ka rõõmu jagada. Kindlasti oli rõõmus, aga jah, õpetajad võib-olla ei olnud nii rõõmsad. Aga ma arvan, et see sama väike rõõmus poiss mu sees veel teeb ulakusi aeg-ajalt ja niisugune lapsemeelsus, ma arvan, iseloomustab. Mitte labiilne lapsemeelsus, ma tahaks arvata. Et jah. Rõõmust tasub alla ja ma arvan, et see on nagu selles mõttes väga hea koht ja palju on meil õppida sellest. Ka Jeesus kutsub seda meid üles tegema, et õppima laste usust, sellepärast, et tänu sellele, kus sa täna oled sa ka abielumees. Jaa, ma olen juba üle veerand sajandi abielus olnud ja ma tänan sellest Jumalat. Nagu te näete, mul väga ilus abikaasa. Siin ma olen väga noor, tema on ka väga noor. Aga Jumal kinkis mulle väga ilus abikaasa. Huvitav tähelepanek, et ma kuskil 15-aastasena või 16-aastasena tulin mingi hetk südamesse oma tulevase abikaasa pärast palvetada. Ma ei tundnud teda. Ma hakkasin palvetama tähest ja siis Jumal kinkis, sest ma pärast saad ilmselt aru ka, me räägime sellest tõenäoliselt veel, et Jumal on õnnistanud mind, lasknud olla õigetes kohtades, teha õigeid asju ja ma ei saa au endale võtta, sest et ma näen, et see on Jumala töö. Ja see on täpselt Jumala töö. Siin me just käisime paar päeva tagasi, käisime väiksel teidil. Siin on väike Jaapani toit ja väga tore oli. Rõkkav armastus, rõõm. Rõõm. Ja kusjuures armastus on asi, mille jaoks tuleb vaeva näha tegelikult, et see ei kuku ise välja. Tuleb teha tööd kõvasti. Ma tundsin, et see oli nagu isegi täitsa siuke isikuline praegu, et vihje sulle või? Mulle nagu. Muidugi. Et see on väga hea, võtan vastu. Väga hea. Nii, mul on 2 poega. Mingid tegelased. Ja Miikael ja Gabriel, Miikael esmasündinu. Miikael on tänaseks päevaks juba läinud Jumala juurde. Ja see on ka olnud päris kurb. Ja suur katsumus, aga nii naljakas, kui see ka ei ole, see on aeg, kus ma olen tundnud Jumala armastust, ma arvan, kõige rohkem, kui ma olen üldse tundnud. Et siis, kui see kibe valus aeg algas, kuidas Jumal hoolitses, nagu see oli üli mõnus. Mäletan, meile väga meeldis, siiamaani meeldib, väga meeldis perega reisidel käia. Meil mingi hetk avastasime autoreisid, et kuidagi saab koos olla ja pigem soodne ka ja igal pool minna ja näha ja siin meil on parasjagu Montenegros. Ta oli väga ilus aeg. Suur rõõm ja ma samamoodi tundsin su poega ja ma arvan, et kui see saate külaliseks kutsumine üldse tuli teemaks, siis ma teadsin, et see on midagi sellist, mida me tahame täna natuke tuua teemaks ka, et Eestimaal on mitmeid neid, kes on pidanud läbi käima selle tee, mida ükski lapsevanem tegelikult ei peaks justkui läbi käima. Aga enne veel, kui me selle juurde tuleme, siis natuke veel sinust, et mis sulle vaba ajal meeldib teha, et mida sa naudid, reisimine on üks asi, autosõit teine. Autosõit, mulle meeldib perega autoga reisida, kuidagi meeldib, mul on, ma ei tea, kohe väiksest saadik, ma ei tea, kas ma autojuhiks tahaksin saada, aga nagu autoga sõita on mõnus, vahepeal oli mul töö selline, ma pidin klientide juures käima, ma sain jutlusid kuulata, kuidagi mõtte liikus, kui ma istun oma kohal paigal, siis seda mõtet kui ei liigu, aga seal nagu väga tihti palvetad, väga tihti tänad mingid asjadest tulevad üles, see on kihvt, mulle sobib. Autoga meeldib sõita, siis mootorrattaga meeldib sõita välja. Kaherattaline ka. Ja
ma ei tea, mõned nimetavad seda keskea kriisiks. Ma ei ütleks. On tulnud ette ja ma olen ka kuulnud. Ma ei ütleks, kuigi ma mingi hetk, see ei ole mul pikka aega olnud, mingi circa 5 aastat. Ja mulle kuidagi mõtlesin, et võiks. Proua lubas ka. See ei olnud, et ma sõitsin üle temast. Ta lubas, tal oli hea meel ja tal on hea meel näha, et kui ma mootorrattaga sõidan, tulen tagasi kuidagi siuke rõõmsam, parem. Et see vist on küll tõsi, vähemalt minu puhul, et odavam on sõita mootorrattaga, kui käia kogu aeg psühholoogide juures. Kuigi psühholoogide juures tuleb käia, ma tahaks kõigile öelda, kes kuulavad, et see ei ole asi mehena. Ma mõtlesin ka, et täiesti mõttetut, mis asja sa teed, on ju. Aga siis, kui Miikael läks, ühe psühholoogi juures käisin, rääkisin oma loo ausalt ära, küsisin, kuidas tundub, et kas peaksin käima. Ta ütles, et teil tundub asjad nagu hästi. Aga siis, kui me perega koos, Eivikaga koos hakkasime käima, tegelikult oli ülioluline, et treenitud tark inimene oskab sind suunata, mõtlema asjadele, küsima küsimuse enda sees, mida sa ei tea. Selle sama mootorrattaga sõitmises päris tihti sõidan muideks üksi ja see on huvitav. Ma üksi ei tee asju, ma ei käi jõusaalis väga üksi, sest raske on. Aga mootorrattaga mõnus sa lähed, sa oled palves, teinekord kuulad ülistust, väga mõnusad lõhnad on õigel ajal, kui sõidad. Metsalõhnad, männid, rapsid, kui soe on, see lõhn tuleb teistmoodi, mere ääres on kihvt olla. Sa näed seda asja kuidagi lähemalt. Autos sa sõidad ka, on ka tore, aga sa ei tunne lõhna, sa ei tunne sooja, sa ei tunne külma. See on kuidagi parem. Natuke võib lohtlikum, aga ma alati, kui ma lähen, ma palun Jumalast, ma ei saa usaldada ennast mitte, et ma mingi huligaan oleks, kes ma täpiks sõidan. Pigem see, et ma ei tea, mis võib juhtuda, sest kõiki sõltu alati minust. Just. Aga Jumal on hoidnud, ma ei ole mitte ühtegi korda kukkunud. Ma tahan seda viia lõpuni. Täna Jumalale. Sulle meeldib loodus. Miks? Jah. Võt see on väga huvitav küsimus. Miks? Mulle meeldib, sest see on ilus, aga ma olen kuulnud, ja seda on vist tõendatud ka, et Jumal on loonud inimese loodusest nautima ja käima. Ma sõpradega käisin matkal, mulle meeldib matkal ka käia. Sa oled seal, see on kuidagi sükene geniaalselt loodud, vaata seda. See on ilus, see on ootamatu, see on kahjuks õnneks Itaalia. Itaalia mägedes, see oli nii tore. Väga raske oli, mäest üles minna oli väga raske mul, aga oli tore, sest et seal on kuidagi rahus on. Sa lähed sinna, sa ei pea olema kuskil, sul on eraldatud see aeg, ei tõmble telefoni, sa vaatad seda, sa hingad. Ainuke kahju on see, et võiks kuidagi suuta nagu salvestada, et sa istud teinekord siis kodus, siis paned playback ja siis sa vaatad ja nuusutad sama lõhne. Seda ma tahaks ära õppida. See naudingut just nimelt, sa seal oled, selle maru ruttu mööda. Nautida ei oska. Sa pole kunagi nii ilusas kohas käinud, ei tea, kas kunagi satud, aga nagu me käisime seal järves ujumas, see oli külm, aga see jääb paremini meelde. Et tegelikult oli mõnus. Väga kihvt. Ja ta on maru kõrgel, see on üle 2 kilomeetri, 2,2 kilti või midagi. Jaa, no väga ilus. Et selles mõttes, ma arvan, et see ka jällegi, ma ise olen seda samamoodi oma elus kogenud, et tihti kohad, kus mina lähen Jumalat kuulama, on just nimelt looduse keskel. Et kodus on palju asju, mis võivad su tähelepanu väga kiiresti viia ühetasid teisele. Tead, lähen võib-olla hoopis koristan tolmu natuke või midagi muud ja kuulan mingit muusikat, podcasti, mida iganes. Aga vaikuses Jumala ees olles, tema loodu keskel, võt seal ma tunnen, et midagi on nagu avatud, et mingi kõrv läheb lahti. Jumal ei ole ülmästat öelnud, et mine sulle uks enda järelt, on ju, mine kambrisse, seal nagu viitab sellele, et sa lähed kuskile, kus midagi ja kedagi ei ole, eks. Ja seal on vaata mainitud, et oled salajas ja Jumal, kes kuuleb salajast, vastab sulle. Ehk et see on sina ja tema ja mitte midagi muud. Et kui sa suudad oma telefonid asjad maha jätta, siis see on see koht. Aga see võtab aega. Just. Me oleme meistritöökojas. Meistritöökojas me oleme selles mõttes ikka jälle toonud seda sama teemat üles, et meie oleme issanda sulased, tema vormitavad ja issand kui meie meister. Ja igasuguste erinevate asjade eluolude kaudu tema meid vormib. Aga kui ma peaksin küsima ja tahan küsida sult sellise küsimuse, et kui sina oleksid ja oskaksid ennast kirjeldada ühe tööriistana Jumala riigis, siis kellena sa ennast Paavo näed? Sa enne küsisid ka ja ma pidin kohe pikalt mõtlema, sest et kirves ma ei ole, saagma ka ei ole, siuke spetsiifiline tööriist võib-olla ei ole. Aga ma arvan, et selle valikuga, mis sul siin oli, võib-olla see tellitav mutrivõti võib-olla on tellitav selle koha pealt, et ma olen oma elus igasugust asju teinud ja pidanud tegema ja ma tahaks nagu öelda, et ma pigem ei ütle ei, on ju. Sest ma olen oma elus näinud ka, et minust sõltub vähe. Minust võib-olla sõltub see, et kuna mina olen siia maa peale pandud,
kui mind siin ei oleks, siis sa räägiks kellegi teisega, aga üksi sa ei saa seda vestlust pidada, on ju. Et asjad, mis Jumal on minu ellu pannud, kus ma olen pidanud läbi käima, ma tänan Jumalat, et ma olen Jumala juures esiteks, on ju. Sest see on suur arm, on ju. Just enne lugesime, et Jumal on kinkinud meile armu ja seda ei saa ära võtta ja usu kaudu hoitakse meid selles, eks, meie päästes. Aga see on see osa, et kuhu iganes ma lähen või mida iganes ma teen, kui ma annan selle Jumala kätte, ma loodan tema peale, siis ükskõik kui suur see ka ei oleks või ükskõik mida sellega tuleb teha, Jumal on see, kes seda käsitleb nagu. Tema on see, kes garanteerib tulemuse. Ma jällegi ei ütle, et üldse ei pea ette valmistama, aga väga tihti on see, et kõikideks olukordadeks sa ei saa ette valmistada. Just. Aga kui sa sinna lähed, lootes Jumala peale, usaldades teda, et see, mida sa teed, ja sa nagu palud ka, ma palun ka, et Jumal, et sinu au saaks, et ma ei saaks au. Mulle meeldib saada au, ma olen aru saanud sellest, aga see on nagu jama lugu, sest see puhkeks. Vaata, mis kuradega juhtus on ju. Aga nagu, et ma tean, et meie ei saa hakkama auga, sellepärast tuleb see Jumalale anda, ma arvan. Et see on see asi, et Jumal saab au, tema saab kasutada, aga ta on nagu hea isa, kes tahab jagada sinuga rõõmu asjade tegemisest või asjades olemisest. Näiteks, kui sa kellelegi kingid midagi, natuke rohkem kui nätsu näiteks. Kui on Jumal südamesse pandud, et ma ei tea, anna kellelegi kas telefon või mingid jalanõud või mootorratas või mis iganeseks. Ja sa mõtled, et nii tea, kas tahan kallis, aga kui sa annad ja kingid, sa tunned sellist rõõmu ja see on Jumala isa moodi jagada sinuga seda rõõmu, mis tema tahte tegemisest tegelikult tuleb. Kui sa kas või palvetad, aitad kedagi, pisi asjad, vana memmel aitad kotid üles tassida, on ju. Sa saad rõõmu. Ja see on nagu äge. Ja see on see osa, et mida iganes on vaja teha, ma loodan Jumala peale, ma tean, et temale tuleb au, ma tean, et tema natuke vastutab selle eest, mis sealt tuleb, sest ma ei tea, milleks mind on vaja, kui ma hommikul koju lähen täpselt, eks. Ma ei ole mingi süke väga spetsiaalne tegelane, aga ma olen oma elus näinud, et ma olen igasugune olnud, ma olen olnud noortejuht, ma olen jutlustanud värkid, Jumal räägib. Väga tihti, mõnele tegi see nalja, aga ma ütlesin, et sel hetkel, kui ma jutlustan või räägin, päris tihti ma kuulen ka koos teiega esimest korda, mida räägitakse. Mul on süke küsimus. Ole hea. Et ma olen esiteks kogenud seda sama asja, seda andmisrõõmu oma elus ja saanud nagu see läbi tegelikult väga julgustatud sellest, et Jumal muudab minu perspektiivi, muudab minu nägemist. Ja ma saaks sult küsida seda, et mis perspektiivi läbi sina ise ennast näed? Täna mehena, aga kellena sina ennast näed, ennast defineerid? Huvitav, et sa küsid seda, on ju. Ma ei oska öelda, miks, aga väga-väga pikalt mul oli kuidagi väga negatiivne enesehinnang. Mul väga meeldis mul oli üks sõbranna, naissoost sõber, mitte girlfriend, kes oli must vanem. Ta oli siiamaani väga tore inimene ja ma rääkisin mingi hetk endast kuidagi kehvasti. Ma ei oskagi öelda, mis see põhjus oli, seda ei ole välja kaevanud. Aga ma rääkisin jälle ennast kehvasti ja saad aru, tuli minu juurde, võttis konkreetselt särgis kinni, pani rusika nina juurde ja vaatas mul tõsiselt otsa, ma sain aru, et nalja ei tehta hetkel, küsis, et miks sa mu sõbrast halvasti räägid? Ja see oli selline väga kihvt nagu kainenemise hetk, et tõesti, et miks? Ja võib-olla sellest hetkest või kuskilt sealt on Jumal hakanud mind nagu vaikselt kasvatama, et täna ma ei taha öelda, et ma mingi ilgelt uhke või enesekindel on, aga ma olen nagu selles mõttes rahulikumaks jäänud, et ma tean, et nagu ma enne ütlesin, väga palju minu elust sõltub Jumalast või täpsemalt kõik sõltub Jumalast. Jumal on andnud mulle töökohti, Jumal on andnud mulle abikaasa, lapsed, koguduse. Mul on iga päev on süüa ja ma saan valida, mis ma söön. Ehk et mul on juustu ja vorsti ja tomatit ja kurki. See on nii suur arm. Kõigil ei ole seda. Ja see definitsioon ongi see osa, et Jumal, et ma tahan, mul on kusjuures väga raske või väga pikalt väga raske olnud evangeeliumi kuulutamisega raskusi. Just nimelt selle koha pealt, et kui peaks nagu minema, et tavai, et me nüüd läheme välja, võtame inimeste nagu sabas kinni, et räägin sulle, et hirm oli. Aga ma saan aru, et Jumalal on see oluline. Ma saan aru, et tegelikult nii peaks olema. Siis ma hakkasin nagu küsima, et Jumal, et kas ma millestki valesti aru saanud, et kas ma ei armasta sind või midagi. Aga ma tahan, et Jumal, ma tahan, et sinu nimi saaks kuulutatud. Ma tahan, et au tuleks sinuna. Ma tahan näidata valgust, ma tahan teha jüngreid. Selleks sa oled mind loonud, eks ole.
ja palun tee seda minu läbi, et valmista mind, et jumal, ma täna ei ole seal, aga ma tahan tahta. Nagu ma olen kuulnud, et on väga hea paluda ja ma usun seda täiega. Ja ma olen näinud, kus Jumal on andnud mulle võimalusi, kus ma jälle satun olukordadesse, kus ma räägin ja ma avastan, vau, ma räägin Jumalast. Ja mul on selle üle hea meel. Oma praeguses töökohas samamoodi. Ma ei ole kuidagi salanud, ma kohe alguses ütlesin, et usun Jumalat, on igasugused põnevaid küsimusi tulnud, mõned süksed kriitilised, mõned süksed irriteerivad, see on okei. Ma tahan olla seesama asi, kelleks Jumal mind teeb, tema auks ja teen ma siis seda või teen ma teist lõppkokkuvõttes ei ole vahet. Tahan, et aud oleks Jumalale. Ma tean, et mulle meeldib ka au saada, aga ma tahan, et aud oleks Jumalale, et see ei rikuks mind ära nagu. Jääda puhtaks südamelt. Ja, lõppude lõpuks on see, et nagu suured kivid, kuidas katki lähevad. Ei ole nii, et keegi lõhub korraga ära, vaid on mingi pragu ja see on vesi ja see on jää ja see lõhub ära. Ja ma ei taha, et maailmas sükasi juhtub. See on kõige hullem asi, ma kujutan ette, et lähed ükskord taevasse ja siis öeldakse, et kus see enne oli nagu. No, ma ei taha. See FOMO on mul täiega olemas. FOMO ehk fear of missing out, et sellest ma ei taha ilma jääda. Ta räägib meile Jumala armust ja selle kogemisest, mida sina oled näinud oma elus, rõõmust, mis tuleb issandalt. Me puudutasime seda teemat ka. Ja mul on olnud raske mõelda üldse sellise asja peale, mida tähendab nii lähedase inimese kaotus, nagu selleks on oma laps. Ja ma lihtsalt tahan küsida, et kas see sükses hetkes koged Jumala armu? Kuidas see üldse on võimalik? Kas ei kerki üles küsimusi, miks Jumal? Mis asi see süke on, et sa niimoodi teed mulle, mu perele, kõik, mis me oleme koos loonud, su abikaasale? Et kas ühe mehel ei või tekkida nagu trotsi Jumala vastu või Jumala ka, et tead, mul on ükskõik, mis sa nüüd teed, aga sa võtsid muud selle, kes on mu kõige kallim. Võib-olla mõned inimesed on teistmoodi. Ja võib-olla ma olengi Jumala käest see sama tööriist, keda ta on algusest peale nagu loonud selleks, kes ma siis olen. Kui see asi juhtus, ma pigem mõtlesin, et mida mina olen valesti teinud. Ma nagu too hetk ei mõelnud just selle koha pealt kordagi, et Jumal, miks sina valesti tegid? Et Jumal, et mida sa teed nagu? Mul oli nagu, Jumala vastu süüdistust või seda minul ei olnud. Ma tean, et mu abikaasal oli teistmoodi, tal on väga tihti pidanud Jumalaga vestlusi, et Jumal, et ma annan sulle andeks. Et naljakas, et Jumal, kes ei tee valesti, aga minu proua on pidanud talle andeks andma mitu korda. Sest et tal on olnud asju, aga mul ei ole olnud. Väga palju oli miks küsimus muidugi, et nagu mis asja nagu, et ma olen läbi kukkunud, et kuidas on ju. Ma mäletan seda, et poja pärast nagu mures, et Jumal, et kuhu ta läheb, et mis valikut ta teeb, et nagu ta ei ole võib-olla Jumalat selgesti valinud, ta ei käi selgelt Jumala järgi, et mis ta saab nagu, see oli nagu mure selles mõttes, et see on minu vastutus ja ma ei taha, et mu poeg peaks hukka minema kunagi, aga samas on see, et kuigi ma väga tahaks, ma ju ei saa tema eest midagi otsustada. Nagu ei ole võimalik, Jumal on loonud, et keegi teine ei saa sinu eest otsustada. Siis ma olen palves olnud ja nagu ei ole osanud midagi teha ja siis, kui Miikael läks, siis nüüd tulebki välja see huvitav ja see Jumala selline eriline armastus. See on tõesti eriline või see tuli välja eriliselt sel hetkel, et kui päris palju on õpetatud, isegi vist lausa raamatuid kirjutades, et umbes ära miks küsimus Jumalalt, et see pole nagu, ta ei saa vastuseid tihti. Kui Eivika küsis, minu abikaasa küsis, et miks see pidi juhtuma, tuli kohe vastus. Ja okei, see oli universaalne vastus, aga see vastus oli meile, et ta saaks igavesti elada. Järgmine küsimus, Eivika küsis, et Jumal, kus sa olid? Ta oli seal üksi ja pimedas, kus sa olid? Kohe tuli vastus, ma olin ta kõrval. Jumal näitas pildi, kus Jumal oli seal, andis käe, võttis ta vastu. Ja see ongi see naljakas asi, et ma sain rahu. Ma sain rahu, et temaga enam mitte kunagi mitte midagi valesti ei lähe. Ja see oli minu jaoks kuidagi oluline. Jällegi, ma ei saa öelda, et küll ma olen äge mees, ma tegin oma elus nii hästi, nii palju, nii tubli, et näotu poiss on taevas. Mitte midagi sellist. See teeb alandlikuks, sa saad aru, et sinust ei sõltu midagi. Ja. Aga samas sinust sõltub see, mis sa saad öelda ja teha ja valida. Ja kui sa valid õigesti, Jumala abiga, sa saad küsida isegi tarkust, et mida ma pean valima,
Jumal annab selle vastuse ka, kui sa talle küsid, sest et vaba tahe peab olema. See, mida sa küsid, sina pead esitama soovi. Vaata, Piiblis on öeldud, et me peame Jumala ette minema oma palvete, vajaduste ja annumistega. Ja selgelt on öeldud ka, et Jumal teab, mida me vajame, miks me küsime. Kindlasti mitu põhjust, aga üks neist on, ma arvan, see, et sa lähed, ütled vaba tahte, mis on. Sest et Jumala riik kui selline tundub olevat väga juriidiline. Kellel on õigus milleks? Ja mitte keegi, ei Jumal ega kurat ei saa sellest üle sõita. Või vähemalt Jumal ei sõida sellest üle, ta võimalik, et ta saaks, aga ta lihtsalt ei tee seda. Mis tähendabki seda, et meie tahe ja meie vaba tahe on see oluline osa. Ja nüüd tuli mulle tuletada meelde, et kunagi pastor Mart Metsala on öelnud ühes jutluses, et kui sinule, sa teed midagi pattu, võib-olla teed regulaarselt, ja kui sinule tuleb sisse tahtmine meelt parandada tol hetkel, sa tunned kahetsust. Hästi oluline see meeleparandus sel samal kohe hakata tegema ära. Sellepärast just, mis me rääkisime. Kui sa enam ei taha meelt parandada, siis sa ei taha ja sul ei ole tahet ja sa ei saa meelt parandada. Ehk et kui on vaja meelt parandada, tuleb teha sel hetkel, kui see on, siis see võib-olla läheb ära, või sa petad ennast ära või kurat varastab selle ära ja sa enam ei taha meelt parandada, siis sul ei ole enam päästet. Miks? Selle sama looga ka, et kuidas Jumal tol hetkel, kui see asi juhtus, kuidas kogudus ja kuidas see armastus meile tuli, ma ei ole rahaliselt väga tark, ma käisin raha saates ka, aga nagu seal ei olnud millega kekutada, et ma ei ole miljonär, mul ei ole suuri rahasid, ma ei ole tarkasi otsuseid teinud üldse mitte midagi. Jah, et nagu sa mõistad siis, kui inimene sureb, siis ta tuleb matta ja seal on kulutused ja neid on nagu ja nagu soodustusi, kuigi me saime, aga nagu väga ei tehta, sest see on äri, on ju. Ma ei pidanud mitte millegast muretsema, mul oli nii palju raha sellel ajal. Jumal andis igat poolt, mul ei üle. Nagu tõesti, ma ei pidanud mitte millegi pärast muretsema. Ja see oli nii suur arm, mitte et see raha kuidagi nii oluline oli, aga arm see, et kuidas Jumal hoiab ja kannab, kuidas kogudus ja inimesed, see oli nii ilus. Ma arvangi, et aitäh sulle esiteks üldse avamast seda kõike ja et sellistel hetkedel, kus meie arvame, et nüüd on Jumal pööranud selja või tema ei näe, siis tegelikult sellise asja läbi ja selle kõige läbi tema suudab keerata kõik heaks. Ja kui palju eriliselt tekkis teil võimalusi kõneleda tegelikult inimeste ellu, ka mitte kristlaste ellu selle loo läbi. Ja olla usus tugevad ja täpselt niimoodi jääda ustavaks sellele, mida Jumal on teile kinnitanud. Kinnitanud seda, et kõik on hästi ja mina teen kõik hästi. Tuleme siia saate lõpu osa juurde ja tahan veel küsida, Paavo Peeter, et kuidas sa julgustaksid täna mehi? No üks osa on kindlasti see, et mis iganes sa oled või mis iganes sa ei ole. Et see, mis selja taha jäi, väga muuta enam ei saa, on ju. Aga see, mis edasi on, täna on võimalus. Piiblis on öeldud, et täna on päästepäev. See tähendab ka sulle, kui sa oled kristlane või kui sa ei ole kristlane, et nii kaua kui on täna, nii kaua on võimalus asju teha. Ja kui sa lähedki Jumal ette, et näed Jumal, mul on need asjad, ma olen valesti teinud, ma ei oska, ma olen ära rikkunud või mis iganes. Aga ma tulen sinu ette. Jumal on Jumal, kes suudab taastada. Jumal on Jumal, kes annab tagasi, mis on varastatud, eks ole, mis on ära lõhutud. Jumal teab seda. Kindlasti on tagajärjed, kui oled tegusid teinud. Et kui oled kogemata või meelega inimese tapnud, see inimene üles ei äratada tõenäoliselt on ju. Ja see tagajärjed võib-olla kestavad igavikus. Aga sa saad Jumala ees asjad korda. Ehk et julgustada tahan, et ükskõik, mis sa oled teinud ja jätnud tegemata, ära mata ennast maha, sest Jumal ei ole sind maha matnud. Tule Jumala juurde täpselt, ausalt, siiralt, sõnadega. See, kes sa oled. Piiblis on kirjakoht. Tunnistage üksteisele oma patud, et saaksite terveks. Ja nagu me enne rääkisime, seal on tõenäoliselt mitu taset tervenemisele. Üks osa on see, et sul ongi füüsiline haigus, sa saad sellest terveks. Teine asi on, et vaimselt. Aga see Jumala ette asjade toomine, suuga välja ütle, mis sa oled valesti teinud ja palumine, Jumal, palun, mis nüüd edasi. Ma arvan, et see on üks olulisemaid asju, mida iga inimene peab teadma. Ja sealt hakkavad edasi tulema muud asjad. Jumal on kõik võimas, ehk et Jumal on öelnud ära muretse. Mis tähendab, et ükskõik mille pärast sul on mure, kas oma laste pärast, raha pärast, töö pärast, tuleviku pärast, abikaasa pärast, ükskõik. Täpselt samamoodi kõik need Jumala ette tuua. Ja usus, Piibel on lubanud, et kui sa tuled palve annumisega Jumala ette, ta annab sulle rahu, mis hoiab see mõtted Jeesuses Kristuses. Ehk et see on nagu mõnes mõttes lubadus ja sa lähed Jumala ette, kui sa seda teed, palvetad, annud,
nutad kui vaja, mehed, palun nutke nagu päriselt. Nutmine, ma mõtlesin, ma teen särgi pärast seda, kui Mikael suri, et mehed nutavad. Ma arvan, et see on oluline, sest meie põldkond ja kuskil vana on öeldud, et ära nuta, on ju. Tegelikult nutmine on väga oluline asi. Aga ühesõnaga, kui sa nutad, lähed Jumala ette, ta annab sulle rahu. Sa valad välja, me oleme nagu anumad, on ju, ja meie sisse koguneb kibedust, pettumust, mida iganes. Et siia midagi ilusat panna, noh, kui sul on tassi sees, on piim, on ju, sa sinna limpsi ei pane enam, on ju. Piim tuleb välja, on ju. Samamoodi meega, et me peame valama Jumala ette need asjad ära, et Jumal saaks täita meid rahuga, rõõmuga. Tema varustaja, tema on tervendaja, tema hoolitseb. Kui sa vaatad piiblis, Jumal tegi täiesti võimatuid asju, tegi võimalikuks. Teeb täna ka, täna teeb teiega ka. Ja seda tahangi julgustada. Et ära mata ennast maha, mis iganes on juhtunud või jätnud juhtumata. Mine kõigega Jumala ette, tema teab. Tema on oodanud sind. See on vaba tahte. Sa saad, sinu ülesanne minna Jumala ette. Imeline, aitäh. Mina usun, et vaim kõneles praegu sinu kaudu meile, nendele, kes meid kuulavad, ka mulle endale isiklikult. Ma usun, et selle saate üks erilisi osasid ongi see, et me kõneleme eelkõige iseendile ja vaim kõnetab meid. Ja on lihtsalt privileeg see, et me saame kõnelda ka nendele, kes meid kuulavad ja vaatavad. Me tuleme alati siin saate lõpus selle palveosa juurde ja anname alati võimaluse külalisele palvetada, õnnistada, sest ma usun, et võidmine on tema peal, kes on oma elu avanud siin meie ees. Kas oleksid nii hea ja juhiksid meid selles palveosaduses? Okei, tõusen, palveks toib. Isa taevas, ma väga tänan sind, et me saame siin olla praegu Karliga. Tänan Jumal, et sina oled siin olnud ja sina oled kasutanud mind ja meid. Jumal, sina tead, kes seda saadet vaatavad, mis nende elus on, kus nad on, kuhu nad on sattunud ja ma tean, et on palju inimesi, kes ei ole rahul, mismoodi asjad on. Ja Jumal, ma palun nende pärast. Palun, et neil sees oleks tahtmine meelt parandada, tahtmine tunnistada, mis on läinud valesti. Tahtmine, Jumal, sinu ette valada välja oma kibeduse, oma pettumuse, oma mured, oma vajadused, nagu sa oled öelnud. Ja usaldada Jumal, et sina oled kõikvõimas isa, kes armastab neid, kes on nende poolt, kes on neid loonud selleks, et igavesti elada. Jumal on palunud, et mitte keegi, kes täna seda saadet vaatab, ei jääks nagu selles mõttes külmaks, et ma ei taha võtta vastu, mis Jumal pakub. Jumal, et iga üks, kes seda kuuleb, loodaks sinu peale, et nende süda saaks sellisesse kohta, kus nad annavad oma elu sinule ja need olukorrad. Võib-olla nad on läinud juba ära, nad on pettunud, nad tuleks tagasi. Jumal, et sinu arm ja sinu vägi saaks suureks nende inimeste sees. Jeesus, et sina, kes oled võitnud ära surma ja kuradi ja annad meile elu ja tervise, et see jõuaks inimestele kätte. Jumal, mis iganes me elus on, me loodame sinu peale, sest sinu käest tuleb kõik, mida me vajame, kes me oleme, täna ja igavesti. Au ja kiitus sinu nimele, Jeesus. Amen. 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 Aitäh sulle, Paavo. Aitäh, et sa oled tulnud. Mul on suur hea meel, et sa oled avanud oma elu, jaganud meile. Ja aitäh, et sa oled nii paljudele valguseks ja julgustuseks. Au Jumalale. Au Jumalale. Aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud, vaadanud täna. Olge väga julgustatud sellest saatest. Olge nii head, jagage ka seda saadet nendele, kellel ehk oleks tarvis kuulda seda sõnumit. Jõudu ja jaksu edasiseks. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.